Kas suveajale üleminek on õigustatud? Ülemineku mõju inimestele on erinev. Paljud tervitavad seda rõõmuga, teistele on ükskõik ja paljudele on see ka vastuvõetamatu. Millest see tuleneb? Inimesed jagunevad oma päevase aktiivsuse eelistuse ehk niinimetatud kronotüübi alusel varajasteks, vahepealseteks ja hilisteks. Arvatavalt on kronotüüp umbes 50% ulatuses määratletud meie geenide komplektist, kuid sõltub ka vanusest ja soost. Väikesed lapsed on enamasti varajased. Arengu käigus kasvades muutuvad nad hilisemateks ning puberteedieas hilistub kronotüüp veelgi, saavutades maksimumi tüdrukutel umbes 19,5 ja poistel umbes 21 aasta vanuselt. Seejärel muutuvad inimesed jälle varajasemateks. Võiks arvata, et kella keeramine 2 korda aastas 1 tunni võrra ei mõjuta oluliselt meie tervist. Uuringud näitavad, et tegelikult on kella ettekeeramisel kevadel oluline mõju unestruktuurile. Suureneb uinumiseks vajalik aeg, samuti sagenevad uinumisjärgsed ärkamised, unestruktuur fragmenteerub ja uneefektiivsus väheneb oluliselt. Sellele järgneb päevane väsimus ja võimete langus. Kõige rohkem mõjutab see keskmisest hilisemaid kronotüüpe, sealhulgas väga paljusid meie kooliealistest lastest. Muutused unestruktuuris ei möödu kohe, vaid selleks võib kuluda 2-3 nädalat. Sestap soovitus meie pedagoogidele. Ärge tehke ülemineku järgsel nädalal olulisi kontrolltöid, samuti vältige nende tegemisest päeva esimeses koolitunnis.